Olen Uue Elu Kooli õpetaja ja räägin täna hukkamõistmisest. Mis asi on hukkamõistmine? Miks ja kuidas takistab hukkamõistmine kogu inimkonna vaimselt õiget edasiarengut? Kõige kõrgem Jumal, see on elu ise, on kehtestanud praeguseks, see on lõpuajaks sellesse maailmasse ühe ainsa õige kohtu. Et õige õpetus ja sellega kaasnevalt tõde eluseaduse reeglite kohta on tulnud siia maailmasse. Ja seesama kohus on seadustanud kõikide vale arusaamade eemaldamise inimeste mõistuse troonilt. See tähendab nende edaspidise elu juhi rollist. Ning selleks, et see kõik võiks teostuda, selle jaoks annabki kõige kõrgem oma lõpuaja kohtuseaduse põhjal igaühele parima olukorra võimaluse õppimiseks, vastavalt igaühe vaimse arengu hetkeseisule. Kuna aga selle maailma inimeste arengutase on vägagi erinev, sellepärast Jumal ütlebki, et paadutab kelle tahab ja annab ka armu kellele tahab. Seda kõike teeb Jumal loomulikult üksnes selleks, et valmistada ja hoida pidevalt inimese mõistust valmisolekus edasi õpetamiseks. Ja Jumal ütlebki seetõttu, et ma paadutan inimese ära eksima selleks, et teda lüüa ja löön üksnes selleks, et panna inimest oma möödalaskude üle järele mõtlema. Ning niipea, kui inimene on oma eksimusest aru saanud ja andeks palunud, alustab Jumal ka otse kohe tema terveks ravimist, tema edasiõpetamist. Ja sellepärast Jumal pidevalt ka lööb ja ravib kõiki neid, keda tema armastab. See tähendab, kellede mõistus on küpseks saanud täielikku tõde eluseaduse reeglite kohta ka õigesti omandamaks, et neist aru saada ja nende järgi elada. Sest inimene ei saa nende järgi elada, kui ta ei saa aru. Ei ole ju mõtet karistada inimest, kes ei mõista sellest õigeid järeldusi teha, et teda selle tagajärjel ka ravida, õpetada saaks. Ja selle jaoks ongi Jumal määranud ka kõikidele inimestele ja koolkondadele omad ajad ehk arenguetapid ja vastavalt nende arengutasemele ka õpetused, milliseid nad on võimelised ka omandama. Sellepärast ei tohiks inimene ka ühtegi teist inimest hukka mõista, sest mis kohtuga keegi kellegi hukka mõistab, selle sama kohtuga mõistab ta ka iseenese hukka. Ja seda sellepärast, et meis kõikides elab kõige kõrgem Jumal, see on elu ise, kes meile kõikidele annab ju ka eluolukorrad alati absoluutselt parimad, sellised, milliseid igaüks individuaalselt just parasti vajab õppimiseks, vaimselt õigeks edasiarenguks. Ja sellepärast inimene, kes mõistab hukka teise inimese, mõistab sellega hukka tegelikult kõige kõrgema Jumala temas, selles inimeses ja loomulikult ka iseendas. Ta tunnistab sellega, et kõige kõrgem Jumal, elu ise on eksinud oma tegemistes ja et tema inimene on targem, tema inimene on targem Jumalast, kõige loojast. Samuti ei tohi keegi sellel samal põhjusel ka iseennast hukka mõista, vaid ta peab lihtsalt oma eksimused puhtast südamest andeks paluma ja Jumala seaduse põhjal ikka kogu aeg edasi minema, sest kõige kõrgem on kehtestanud tähtsaimaks seaduseks tõepoolest vaimselt õige edasiarengu seaduse. Jumal ju teab, et inimesed oleme kõik ekslikud ja et Jumal üks ning tema seadus, see on tark, täiuslik ja eksimatu. Sellepärast me olemegi kõik õiged üksnes selle tõttu, kui me oleme vabatahtlikult kogu aeg sõnakuulelikud Jumala seatud korrale Uue Elu Koolis, mille ta on nüüd lõpuaegadel toonud siia maailmasse kogu inimkonna järk-järguliseks päästmiseks valearusaamade sõltuvusest. See ongi surmast elusse ehk õigetesse arusaamistesse, nii eluseadusest, reeglitest kui kõigest elukorraldusest, iseeneste ja kõigi teiste kogu loodud elus.
tegemistes. Ja selle põhikirjaga kooskõlas, tähendab, et Jumala seatud korrale on tarvis alluda Uuelu koolis selle põhikirjaga kooskõlas, sest see põhikiri, Uuelu kooli põhikiri, on ka kõikide Uuelu kooli õpilaste liikmete usutunnistus. See tähendab meie Jumala õpetuse alused, meie usu põhitõed, ideoloogia. Kui me soovime kedagi aidata ja kui see või need keegi soovivad vastaendid aidata, siis me ei räägi neile, mida ja kuidas nad kõik valesti teevad ja ebajumalaid kummardavad, vaid hoopis me räägime nendele, et oma Jumala õpetust, kuidas tuleks eluseaduse reeglite õigeks mõistmiseks edaspidi toimida, mida teha. Sedasama tähendabki mõistukõne, et ära sõdi kurja vastu kurjaga, vaid võida sina kurja ära heaga. See tähendabki, et vale arusaamased, milledest ongi lähtunud kõik kurjus selles maailmas, neid vale arusaamasid on võimalik ära võita üksnes tõeõpetusega, eluseaduse reeglite õigeks mõistmiseks. Ja mida sa iganes külvad, seda sa ka alati eluseaduse põhjal lõikad. Ainult, et lõikus on alati palju kordi suurem. Kogu selle maailma vaimulikud koolkonnad, ateistid kaasa arvatud, ei ole sellest Jumala seadusest ja kohtust veel siiamaani õigesti aru saanud. Ja see arusaamatus on jäänud seni ületamatuks tõkkeks nende edaspidisele arengule täiuslikkuse poole, Jumala hingamisse ehk kõige elukorralduse suhtes täielikult õigesse informatsiooni jõudmiseks. Sellepärast ongi nad endi vaimse alaealisuse tõttu kõik need veel siiamaani kohtu all, sest kohus ongi see, et õige õpetus eluseaduse reeglite kohta on nüüdseks selles maailmas ja kõik need kirikusüsteemid ja muud filosoofia, ideoloogia, koolkonnad, kes ei ole veel võimelised mõistma tõde ja püüavad seetõttu oma teadmatuse tõttu edasi rahvamasse vaimupimeduses hoida. Nad on otse kui metsa kuivad puud, seisavad küll veel püsti, aga elu neis enam ei ole, kuna nende õpetus on praeguseks ajaks lihtsalt aegunud, oma aja ära elanud. Igal asjal on oma aeg. Aga Jumal ütleb selle kohta, et kes on kutsutud orjama, kummardama tõelise tarkuse aseaineid, see tehku seda, sest ka see on alaealisele hea. Aga kui tal avaneb võimalus vabaks saada, siis see on parem, sest tõe aseainete kummardamine oligi määratud vaid tõotatud korra, see tähendab praeguse ajani. Seepärast ta tulgu välja tõe aseaineid kummardama õpetavatest koolidest ja nende arusaamadest, et pärida igavene elu. Ja, sest igale inimesel on Jumala poolt antud valikuvabadused, milles siis tegelikult seisnevad inimese valikuvabadused. Vaatame veidi lähemalt, mille suhtes annab Jumal inimesele piltlikult öeldes vabad käed oma seadusega, et kinnitab igaühe vaba tahte valikut. Ja miks tõotab Jumal meile, et ei pane kellegi peale ei suuremat ega ka väiksemat koormat, vaid ta annab igale ühele täpselt nõnda palju, kui keegi jaksab kanda. See tähendab, et ta annab kõikidele alati eluolukorrad vastavalt igaühe vaimse kasvu, arengu hetke seisule, kasvuks ikka kogu aeg täiuslikkuse poole. Kui me nüüd võtame veel vaatluse alla Jumala seaduse, mis annab temale õiguse paadutada keda tahab ja ka armu anda kellele tahab, siis võib tekkida küsimus, et kas inimesel ikka ongi mingeid valikuvabadusi, võimalusi ise oma elu ja tegemiste üle otsustada. Ja selle jaoks, et neist asjadest õigesti aru saaksime, selleks peame taas tuletama meelde Jumala poolt meie kõikide jaoks kehtestatud kõrgeimat, see tähendab vaimselt õige edasiarenemise seadust, millele on selle kinnitamiseks ja allutatud tõepoolest kõik ülejäänud seadused ja ka eluolukorrad. Sellest seadusest lähtudes mõistame me, et meile on antud kõikides meie elusituatsioonides alati valida hea ja kurja ehk õigete
ja valearusaamade vahel.